Siia Paldiski maanteele Toidupanga juurde on kutsutud tänaseks Põhja-Tallinna üksikult elavad vanainimesed. Ja see pilt, mis teile nüüd siin avaneb, see näitab selgelt, kuivõrd vananev on meie ühiskond. Esimesed inimesed kogunesid Toidupanga juurde juba tund enne uste avamist. Inimestele jagati umbes 10 euro jagu sealihakonserve. Eelmisel korral läks toiduabi jagamisel üsna rüselemiseks. Seekord kutsuti munitsipaalpolitsei targu eelnevalt kohale. Teatavasti inimesed, kui nad midagi tasuta saavad, siis nad ju, nagu öeldakse, metsistuvad ja sellest tulenevad siis on munitsipaalpolitsei avalikku korda palutud siia tagama, et olukord oleks nii kontrolli alla. Nagu te näete, ega me muud siin ei teegi. Aga kuidas rahvas suhtub sellele? Noh, on skeptikuid, on arusaajad inimesed siin, nagu te näete, inimesed tahavad vahele trügida vahepeal ja nii edasi, aga me siin üritame midagigi korralikult teha. Mõnigi loobus järjekorras seismisest, nähes nii suurt rahvamassi. Kuna mul on 100% invaliid ja ma ei jõua seda järjekorda siin ära oodata, ma kukun ennem kokku siin. Kuna tervis ei luba seda. Mul on nefrostomi kotid peal, mul on 3 kotti kõik peal ja ma ei kannata seda välja, seda nii pikka järjekorda. Ennem juba siis on haigla sõit, tuleb nii välja. Olin Vambola peatuses, seal Maxima taga oli jaotuspunkt ja seal oli täpselt samuti igavene jama. Nii et ootasin 4 tundi seal. No naised lasti ennem, mehed pärast ja siis ma sain 1 pätsi saia, 1 pätsi leiba 4 tunni pärast. Jah, tegelikult muidugi on kurb, et ütleme sellise suhteliselt väikese abi peale, milleks on siis 6 konservi, mis antakse siin inimese kohta, et ikkagi nii palju tuleb. Sest ütleme, eks sellist sotsiaalabi ei ole ju ka linnal veel, et näiteks linna supiköökis näiteks käivad ju inimesed ja ei küsita seal, ei kontrollita koha peal nagu kõiki sissetulekuid, kellel on kõht tühi, see ikka ju süüa saab. Ju siis ikka on inimesed vähe kindlustatud ja seda raha ikka ei jätku ja pensionid ikka väikesed ka paljudel ja seda kahjuks on. Näib küll nii, et statistika räägib tänavapildist sootuks erinevat keelt. Kui statistika kohaselt on inimeste sissetulekud kasvanud ja abivajajate hulk peaks olema vähenenud, siis tegelik pilt näitab hoopis vastupidist.